No tervist! Täna siis mõtlesin, et näitan teile sükest asja nagu Vooremäe terviserada. Et jalutame põgusalt selle raja läbi. Näitan, mis asju siin on, mis võimalusi siin on. Et võib-olla mõnel on nagu heaks infoks, et kui ei ole siia sattunud, siis teab vaadata, kas see koht meeldib ja kas siin on mingeid tegevusi, mis talle huvi pakuvad. Aga lähme siis vaatame. Jah, kuna rada on väga pikk, 8 kilomeetrit, siis võtsin omal ratta kaasa, et ei ole täna aega tervet seda rada läbi jalutada. Et teeb rattaga läbi, vahepeal kõnnib, näitab, mis siin on. No siin on mingi väga retsid tõusud vahepeal ka ja et siis sealt rattaga väga üles ei vänta, vähemalt mina mitte. Et siis peab vahepeal ka kõndima. Et igast huvitavaid leide võib siin olla, et vana suusakepp on siia lihtsalt pandud. Ei teagi miks. Võib-olla niisama. Ja seal taga näeme jälgi vanematest aegadest. See on üks mu siukseid lemmikkohti siin Vooremäel. Selline huvitav nõlv. Siuke üleni mõnusalt samblaga kaetud. Tekib siuke kuskil muinasjutus või koguni Muumimaal. Et kohe tulevad mingid nunnud tegelased ja hüppavad välja siit puude vahelt. Äge on ju. Lisaks on siin Vooremäel ka palju selliseid väiksemaid radu, mis on siis ilmselt kohalike või seeneliste sisse rajatud. Ja muidugi leidub siin ka mustikaid. Või noh, igasugu seeni on ka siin, aga neid ma ei tunne. Ja lisaks on siis üks matkarada siia rajatud. See on ilmselt minu arust see aasta. Heal juhul eelmine aasta tehtud. Tundub, et on 5 kilti pikk. Seda ma veel läbi ei ole käinud, aga see on nagu siuke hea lisa siia jälle. Lisaks terviserajale.
tundub, on mingi vana ehitise jäänuk, mingi alajaama moodi asi. Ilmselgelt vist ei ole kasutuses enam. Siin on vana pellik. Aga noh, see on ilmselgelt siia nagu väga ei tule, et siin ei saa rehvi pand, et see on vist jaistuda. Isegi rullihoidja on normaalne. Keeluala taga on, või sildi taga täpsemini on siis mingi karjäär. Aga noh, sinna pääseb küll jala, lihtsalt sõidukiga ei saa. Selle Vooremäega on jah siuke teema, et just nõukogude ajal olid siin ka terviserajad korralikud, aga siis millegipärast ei ole nii täpselt uurinud, aga jäi unarusse. Sellel annavad meile aimu ka need siuksed vanad sildid veel, mis siin püsti on, ja siis seesama vana kemmerg. Aga siis millalgi Eesti ajal, taasiseseisvumise ajal siis millegi ta tehti korda, et tuli siia siis uus terviserada ja palju korralikum. Mis siin siis teha ei või? Autoga sõita ei või, ATV-ga sõita ei või, lõket teha ei või, tobi teha ei või, mingeid kuubikuid maha visata ei või. Koeraga ei saagi aru, et võib, et just kui on suukorv ja rihmatsas. Et siis vist lubatakse pitsud ka siia. Siin siis peaksime nägema ennem mainitud karjääri. Siin on tegelikult suht palju. On kohe suur laskumine. Aga siin on jah palju puid ja asju ees. Seal on mingi masinat näha. Ja seal sõidab üks. Aga jah, elu käib selles karjääris, et see nagu nii maha jäetud ikka ei ole. Ja looduses käimisega on ikka see, et tihti loodus maksab sulle raha, et sa siia tuled. Need 10 senti. Vett on ka, seda ma ei joo, aga praegu saan ratast pesta näiteks. Ja mis praegu veel huvitav on, et septembri esimene nädal on siin lõppu saanud, aga jõle palav on. Ma ei ole just nii palavat septembrit nagu ei mäletagi, et ikka väga lämbe ja siuke niiske on. Et lihtsalt kogu aeg higi lahmab, kui vähegi kiiremalt kõnnid või sporti teed. Et jah, aga selles suhtes on jah, et just kui suvi kestab veel. Installatsioonid on siin. Mis asi see olla tahab? Okei.
no see seletab seda asja. Leidsime seal downhilli rajaga ikkagi ülesse. Sellised teed. Normaalne. See, kus kohast see downhilli rada siin algab ja lõpeb, seda öelda ei oska. Ei näe nagu selle kohaseid viitasi kuskil ega midagi. Ju seda toob kuskilt mujalt siis netist otsida. Jõhkralt palav on. Ega vett ka enam palju ei ole. Aga jah, lisaks siis kõigile nendele terviseradadele ja asjadele ringleb jah, selle Vooremäe kohta igasuguseid legende ka. Üks on selline, et nõiad olid kunagi selle mäe siia teinud või tekitanud, ja siis kunagi, mine tea siis, mis ajal oli olnud see nõidade mingisugune kogunemispaik siin. Et sellest ma ise pikka aega ei teadnud, et siin sadu kordi käinud siin jalutamas ja siis kui kuulsid, et siin on mingid nõiad kogunenud, siis oli siuke natuke teine vibe kohal. Aga ei, sellest ei tasu ennast vist häirida lasta. Aga natukene jah, selle mäe kohta siis, et jah, see terviserada ise on siis kõige suurem ring on 8 kilomeetrit pikk. Sellest 4,2 kilomeetrit on valgustatud. Lisaks on siis siin ka suht suur või siuke järsk Kelgumägi, mis on ka valgustatud ja sinna on nüüd ehitatud ka mingisugune mingisugune hoone või kus siis ilmselt hoiavad seal oma mingit tavaari, millega nad siin radu korrastavad ja hooldavad siin. Ja võib-olla siis on ka seal midagi veel saab äkki külastada, seda ei ole seal sees käinud. Et äkki saab seal midagi juua või süüa isegi võtta. Ei tea, ei pruugi, aga lisaks on siis siin ka discgolfirada korralik. Et siin on jah, hästi tihti on võistlused ja asjad. Et isegi siin palju mänginud, aga ise nii väga ei oska. Siin rada on üsna tehniline ka või siuke, et hästi palju puid on ees. Ja radade kõrval on ka tihti siis sellist, tihedat võsa või metsa ka ja korralikku siukest orgu, et kuhu on väga lihtne kettaid ära kaotada. Et isegi hästi palju siit leidnud ja tagastanud inimestele isegi kaotanud siin. Ja kokkuvõttes, kes ei ole käinud, siis tasub tulla. Ja väga ilus loodus on siin, ma ei tea, mulle meeldib männimets ja samblane metsalune ja mis saab väga ilusam olla metsa puhul. Aga selline siis oli lühidalt Vooremägi. Tegime selle tiiru peale. Või absoluutselt kõike ma muidugi ei näidanud, sest muidu läks liiga pikaks see video. Et lihtsalt ainult jala läbides on ka siuke jalutades ikkagi umbes 2 tundi läheb ära. 8 kilomeetrit siis. Aga jah, äkki siis näeme mõnel teisel terviserajal uuesti.